mis sealt alata, enda eest ära ei jookse, hakkame meiegi Robiga jõudma soliidsesse ikka ja seetõttu oleme hakanud siin oma keskis mõtlema, et kas mitte me ei peaks palju tihemini kandma vägevaid ülikondi. Ja kui juba kanda, siis ikkagi kanda kõige paremat. Tallinnas tegutseb Kauri Stylehouse, kes tõesti teeb väga kvaliteetset materjalist mõõduriideid, särke, pükse, ülikondi ja kõike muud, mis sinna juurde kuulub. Meil ongi selline kontseptsioon nagu Stylehouse, kus siis saavad rätsepasalong, särgimeistrid ja rätsepad ühe katuse all kokku. See on nagu siuke stiilimeeste mängumaa. Ma ei tea, meil on umbes paar tundi. Mis me selle paare tunniga saaksime teha? No tervet ülikonda me tõenäoliselt valmis ei meisterda, ma eeldan. Robert võib-olla siis teeks Jürile särgi ja Jüri püksid. Sobib väga hästi, sellepärast, et mul on särki vaja. Millest küsimus, sõbrakene? Noh, kuule, aga siis on tehtud. Ja Kauri, mis sa sellest arvad? Me ei kasuta kõiki selle maja teenuseid. Me mõõdame ise ära ka. Kui kaua üldse rätsep õpib mõõtmist? Ma eeldan, et see on selline päev 2 ja siis on asi selge. No eks ikkagi aastaid. Aga te olete nii vinged mehed, et ma arvan, et ilma harjutamata saate hakkama küll. Vaata, Kauri. See ei ole mingit kahtlust. Sul on 14. Mis asi? See on vahe meie kahe vahel. Meie kahe vahel on 14 sentimeetrit. See on hea, ja me oleme puhkeolekus. Ja siin on siis mõned kangad, millest kõik see särk saab kokku teha. Aga ma hakkangi pihta. Sa hakkad pihta või? Sa praegu puhka, ma hõikan, kui on aeg mõõtma hakata. Ajame selle vahe suuremaks. Just, kui Jüri on ära läinud, ma saan kõva häälega rääkida, et inimene on ikkagi sedavõrd eriline, et ta paistab silma kõikjal. Ja kui ma tohin paluda, et me teeksime Jürile nagu hästi mitmevärvilise särgi. Absoluutselt. Võib kuni 3-4 erinevast kangast selle särgi teha, et lase oma loovus valla. Ma mõtlen ka, et need materjalid kõik on natuke erinevad, eks ole, mitte ainult disaini poolest. Mõni õhem, mõni paksem, sobib see kraeks selline materjal. Muidugi. Ja nii krae on olemas. Millest näiteks mansetid tuleks? Kas mansetid on üldse eraldi? Kas see ei ole üks pikk käis või? Ei, ta on täiesti eraldi tükk, mis õmmeldakse. Mina mõtlen, lihtsalt tehakse natuke pikemaks ja siis keeratakse tagurpidi ja pannakse mansetti nööb sisse. Ma ei tea, kas selline sobib jälle. Kui nad paneks musta ka, siis oleks juba täitsa rahvusmotiiv sinimustvalge. Aga varrukad võib teha näiteks täiesti veel 4. kangat. Ja täpselt seda me Kauri teemegi. Miks see oranž mulle kohe silma jäi? See on mu üks lemmikvärvused. Isegi nii väga, et mul näeb isegi autovõtti on taskus seda värvi. Need on nagu kõik sobivad hästi kokku ja siis viskame need käised ka juurde. Ja tal oli see silmad on hästi kitsad, tundub nagu see kaks natuke kinni ja on natukene pahur kogu aeg. Nii et selle disainiga võime täitsa hakata mõõtma. Absoluutselt. Püksid ei tule kindlasti mitte tavalised ja eesmärk on taaskord ikkagi maailma muuta ja neid pükse saab kanda tõesti vabal hetkel, aga ka pulmas. Ja ma tahtsin lihtsalt, et õmbleja teaks ka, kellele ta täpselt need püksid teeb. Mis tähendab seda, et ma olen praegu pool tundi joonistanud karvkatet ja mis on eriti oluline Robi keha puhul. Olgugi, et me teeme pükse. See õlad ja just see selg ja selja tagumine osa on hästi karvane. Olgugi, et tal on see kõhuke viimasel ajal, ei saa nüüd öelda, et rannavormi läinud, vaid sinna vastupidi. Ma ikkagi eeldan, et see püks võiks olla selline, et tal ei ole vööd. Ja nii, ja nüüd mis on nüüd see täiesti uus asi? Et kui tagumine osa on sellise normaalse pikkusega, siis esimene osa on lühe. Tänapäeval inimesed saavad näidata oma uhkeid sokke. Robi tahab rohkem näidata loomulikult oma pahkluid, mis tähendab siis seda, et tagumine osa on nagu pikem ja esimene osa tuleb natukene lühem. Ma ise nimetan neid mulletpüksteks. Mullet on tänapäeval niikuinii jälle moes, eks ole, inimesed millegipärast teevad endale neid soenguid. Kuna mudel tuli juba nii äge, et kangavalikul nagu midagi ekstra sinna võtta. Et ta tõmbaks nagu tähelepanu veel rohkem, eks ole, kui juba, siis juba. No miks mitte see hõbedane? Läheb ju suurepäraselt kokku Robi olemusega, Robi ise on ka selline lilleline. Värvikas ja selline... Värvikas karakter kahtlemata. Ja kas on mingisuguseid juhtnööre, mida sa tunned, et sa peaksid mulle andma, olgugi, et ma neid ei vaja? Ütleme, kõik mõõdud peaks võtma siis 2 sõrme mõõdulindi ja siis vastava mõõdu vahel. Nii, esimene asi, ma tahaksin tõesti, et püksid seisaksid ise. Ja ma ütlen ausalt, kui sa niimoodi teed, siis nad ei seisa, siis nad lähevad kohe katki. Võta nüüd rahulikult, no nii. Tunnen, ma tahan kui ma natukene... No kui sa oled söönud, jah. Ja see on nüüd niimoodi, et ma ei tea, kas seda tohib kõva häälega öelda, aga ütle välja. No ma panen siia 105. Personaaltreenerid hakkavad helistama mulle. Sa pead siis põlitama siia, et... Ei pea, teeme kiirelt ära. Eespoolt ta. Ta nüüd rahulikult. 87. No nii. Nüüd on vaja see hark ära mõõta. Istmik tõus nukist nukini. Jalga vahelt, niimoodi U-kuuliselt. Püüa kinni. Vabandust, ära mõõta. Püüa ise kinni. Nii. Ära väga pigule tõmba. Ma arvan, et siin on suur, siin on hästi suur. 80 sentimeetrit. No see on, ma arvan, üle standardi. Ja siis on meil... Kus see sisepikkus? Kauri, sa saad aru ju, miks ma olen selle asja viimaseks jätnud. Härra ise on väga... Pannakse vastakas, et saada väga täpne mõõt. Sa võid arvata, kuhu
see pastakas läheb, et siis... Ma ei saa aru, kuhu see pastakas, mis mõttes pastakas läheb? Ärme selline pärast. Et ei pea kätt panema. Just. Me oleme saunas käinud koos. Me oleme saunas käinud koos ja 1000 saate jooksul on paljusid asju juhtunud, aga võt kurat nii lähedale sinna ma ei ole veel jõudnud. Pastakas jääb mulle jääb lühikeseks, ma võtan pliiatsi. Ega ma nuga ju ja ära puutu mind, hoia oma käed. 66 täpselt. Aga kui mul jalad erineva pikkusega, sa pead ühe korra veel võtma siit teise saare pealt. Ei ole vaja. Täiesti täiuslik, et ma ei muudaks mitte midagi. Nii kuidas mõõdad, nii tuleb, sul on suur vastutus. Okei, rätsepp ei eksi, võtab minu mõõtud järgi. Alustame ikkagi kaelast, tõmban kokku poole. Nii, pigem selline klassikaline kael. Rind, nii. See küll rind ei ole. Väga vabandan, aga mina olen siin rätsepp. 99, tagasihoidlik poiss. Kas on midagi üldse üle 100 sul saab? Selja pikkuse. Tali on nüüd siis on nagu see puusa kohal siin. Keha kõige peenam. Ei no sa, noh. Keha kõige peenem koht, mul siin ümber kõhu. Sul ei olegi siin midagi, erinevalt sinust, Robi, mul on keha kõige peenem koht ümber kõhu. Issand, 104. Perearst ainult on õnnelik praegu neid numbreid nähes. Nüüd on siis tõesti selja pealt pikkus või? Just. Ole seal alumise otsaga ette vaatad. 60. Ei, ma mõtlen, särk ei lõpe ju siin ära ometi. See on siis see reaalne särgi pikkus, et oleneb kui lühikest või pikka särke sa talle teha tahad. Ma võin talle... Ei ole vaja. Sa oled uhke oma kõhule, tahtsid kõigile näidata? Ma ei taha kindlasti kõigile näidata oma kõhtu. Miks ma peaksin seda näitama? Võib kõike teha. Ma panen siia ilusa numbri. Palju tuli? 57. Mis 57? Ei, see 57 oli siia, siis tuleb juurde 10. 62. Jah, võib täitsa olla. Mis asja, pane kõrvale. See ei ole võimalik, oota. Ma hakka. On, pane käsi kõrvale. Selge, käsi on 2 senti pikem. Oota, kumb nüüd pikem on siis? See on pikem, 58, see 56, see 58. Ma pingutan 57 välja, aga mitte. 59. Ja biitseps, no nüüd sa saad küll näidata. Palju õnne, ka biitseps on erinev. No 40 pool ja 41. No kuule, suurem kui kael, kurat. No siin on 43 ja 41. Üks käsi on lühem paksem, teil on ilus pikk sirge. Härra Kauri, võib minna? Võib minna, lähme anname töösse. Aasta saatejuht 2020. Väga tähtis mees, prooviks talle siis särgi teha. Sobib? Sobib. Ma tegin särgi natukene lühema, ma mõõtsin talle natuke väiksemaks, siis teate, et ärge ehmatage ära. Jah, väga lühike. Väga hea. See on Robert Rood. Ta on hästi karvane mees, aga need on siis sellised mulletpüksid. See on midagi sellist, mida sa ei ole varem, ma eeldan, teinud. Ei ole. Aga nüüd ongi aeg muuta maailma, Galina, ma ütlen sulle. Mis sa ise arvad, kas need karvad võivad hakata segama üldse tal nagu elu? Ei või? Mina kardan, et natuke segavad. Aga igal juhul. Okei, läheb töösse. Vägev. Meil on nüüd paar tundi aega. Kauri, mida tavaliselt tehakse siis, kui on palju aega siin? Ma ei tea, siin on nagu päris palju erinevaid riideid ja võimalusi, et mis te arvate, et äkki proovime mingeid erinevaid komplekte ja let's have fun? Ei, no kui meile esitatakse väljakutse, et kas me suudame modelliks olla, siis me võtame selle vastu. Kauri, mul on üks küsimus, kes üldse hindab meid? No selleks olen ma kutsunud siis oma naise Shanti. Ma usun, et meie kaks saame väga hea žürii moodustatud. Ma saan aru, riietuse järgi on pandud niimoodi, mina olen isamees ja Robi on siis see, kes abiellub. Ma tunnen seda pulmalist juba pikka aega. Raskeks läheb selle naisel, kes ta endale valib. Ja nüüd, auväärne žürii, on mul suurim rõõm kutsuda siia mees, kes, kui ta sama naist, kes tal praegu on, ei vali, teeb oma elu suurima vea. Minu jaoks muidugi nii head kui halvas. Tere. Kuule, aga see on tõesti hea. Kui sina seda ütled, siis ma ei usu. Ma vaatan ikkagi žürii otsa. Ma ei ole isegi žürii liiga, aga mulle meeldib. Mõlemad on tegelikult valinud väga sükse huvitava valiku endale, et... Absoluutselt, selles suhtes saab kohe aru, kes on see, kes abiellub. Just, võib-olla isegi ei ole asi riietuses, vaid ka näkku vaadates. Jüril on väga äge valik, aga Robi, kuna peigmees ja tõesti selline julgem valik, siis ma annaks oma võidupunktid praegu Robertile. Et kahjuks, jah, Jüri pean ütlema, et Robile läheb. Palju õnne. Tervist, mulle tundub, et siin oleks vaja kedagi päästa. Ja sul on siis seljas Päästeameti vorm. Ahah, no ütleme, et tahad selja sirgu tõmmata küll nüüd. Aga teine mees... Olen nüüd ära ehmatanud. See oli kõigest minu pill. Ma ei tea, mis häält see teeb. Ja Jüril on siis seljas Norra kuninglik orkestri vorm. Mulle tundub, pärast seda orkestriproovi võid ka Tallinki laeva minna juhtima, sest et keegi siin... Robert näeb hea välja, ägedad aktsendid, aga Jüri presentatsioon oli lihtsalt üle kõige. Jüri. Võidupunktid Jürile. Super. Annan siis meil autöötaja 23 aastat. Tema siis osaleb lõplikus žüriis samamoodi. Proovime selga mõõdetud asjad. Suurepärane, väga ilus kirev särk. Täitsa lõpp, see näeb nii hea välja. Siin on, ma juba näen, et üks suur mure on siin. Sa vana Reo. Mis mureks on?
ma teadsin, et see nii läheb. Tervist. Siin me oleme. Värvid on okeid isegi. Disain on super. Jaa. Ei, no selge jaa, aga no nii, kui see läheb täiskasvanud mees, ei lähe ju niimoodi mitte kuhugi. Õhtult ja on suvel ikkagi külm. Õlut ka ei saa juua. Järgmine asi, mida ma kohe tunnen. Parema käis on lühem kui vasaku oma. Võib-olla ma panin mõõtis ja mõõtis, väitis mulle, et mul on üks käsi lühem kui teine. Ikkagi, no mis asi see on? No? Jah, ma ütleks, et siin tõesti kangaste valik on super. Tegelikult särk näeb äge välja mõtte poolest, aga noh, tahtsite võtta mõõtu ja mõõt võetud sai, et aga potentsiaali on. Tule. Ma ei taha. Miks sa ei taha? Aga Ülikõva! Vau! Noh, mega! Klausidega! On! Revolutsioon moemaailmas. saage tuttavaks, need on mulletpüksid. Ärge vaevuga neid kiiresti patenteerima, sest seda tegi juba Jüri riietusruumis. Ainult üks osa sellest püksist on, mis mulle väga meeldib. Tagumik jääb jumala hea välja. Rääkides mõõtudest, siis enam täislikumalt ei saagi esimese korra kohta ju mõõta. Kõik on paigas. Kõik on paigas, täpselt nagu joonistasid, täpselt tuli ja pluss uue trendi loomine. Siin puhul ma arvan, disainitööpunktid minu poolt läheks Jürile. No tead, isegi peab ütlema, seekord on valik väga raske. Mis seal rasket on? Proua on paarkümmend aastat töötanud siin. Kas on mulletpüksid varem läbi käinud? Vot ei ole tõesti sellist disaini. Ikkagi on revolutsioon, jah? Ma olen juba miljon. Ja kes nüüd võtab ja viksib minu pealt selle maha, siis teadke, et kõik on kaamera peal. Me oleme täna selle ära patenteerinud. Mul läheb väga palju raha nende pükste eest, kui te lähete kunagi moelavale nendega. Sa tahad öelda, sa tunned ennast ebamugavalt. Sul on ju kõik on suurepärane praegu. Mina tunnen ennast ebamugavalt, sest mul on kõht on paljas. Super Slim Fit kannad välja küll. Aitäh! Aitäh! Linnas näete siis varsti selliselt.